Petrone ja Brinti podcast Reisid ja raamatud on täna minu paali autori Juta Raudnaski kodus, kus on selline mõnus segu Tartu niimoodi katusekorteris tõelisest paali atmosfäärist ja toalilled suured ja aknast paistab väga vettinud hall ilm. Nii on. Mis sa ütlesidki? Parim ilm paalile minekuks. Ja see paneb kohe lennukipileteid otsima, aknast välja vaade. Ja mina olen Epp Petrone, kes ma olen seda minu paali raamatut lugenud juba käsikirja ajal. Olen ka käinud 1 korra 2 nädalat reisil paalil. Ja me kindlasti räägimegi ka paalist, aga tegelikult see kõige suurem ja põnevam asi, mis on minu jaoks see sinu asi, on huvitav sõna biohäkkimine, mis tegelikult tähendab tervislikku eluviisi, nagu ma aru saan. No laias laastus küll, esiteks mulle üldse see sõna ei meeldi. See on nii kole sõna, see kõlab nagu midagi täiesti ebanaturaalset ja ma ei tea, tehislikku, kuigi tegelikult on risti vastupidi. See on nagu oma tervise nii-öelda optimeerimine, jälgimine ja testimine, mis just sulle ja sinu organismile kõige paremini sobib ja eesmärgiga. Teine halb sõna, mis mulle ka ei meeldi, on see pikaealisus või longevity, mis sellega alati koos käib, mis jätab mulje nagu eesmärk oleks elada 150 aastaseks, aga see ei ole üldse nii. Mulle väga meeldis üks ütlus, et tänapäeval inimesed surevad pikalt, aga just. Oleks mõistlik elada pikalt. Jah, no point ongi selles, et võib-olla eesmärk oleks siis see, et võib-olla ma elan ikka 8 või 90 aastaseks heal juhul, aga ma tahaks, et ma kõik need aastad, võimalikult palju aastaid saaksin elada täisväärtuslikku elu, käia ise poes, teha süüa ja võtta maast asju üles, mitte niimoodi, et viimased 15 aastat vaevled. Et see on tegelikult selle asja point. No väga hea, võtame selle paali siis, et täna on eriliselt hea ilm selleks, et hakata kliimapagulusest unistama ja kõigil see kindlasti ei ole võimalik, aga ütleme niimoodi, et ka tervise poolest. Mina tulin siia ja mõtlesin, reisimine ei ole ju tervisele päris kasulik, sellepärast, et ilmselgelt igasugune lennukeskkond on kiirgus, kus sa oma keha paned ju tegelikult sellisesse keerulisse keskkonda, siis on see, et sa vahetad ajatsoone, mis on omaette probleem. Juba hakkab nagu tulema neid miinuseid. Kuidas sa selle oma sellise teadusliku biohäkkimisega oled endale ära seletanud? Ma olen seda palju analüüsinud tegelikult. Jah, see on tõsi, et ajavahe muutus, selline suur ajavahe muutus on kehale stress. Ja lennukis on kiirgus, kes väga kardab. Esiteks selle vastu on vahendid. Sa saad kanda kiirgusvastaseid riideid, kasutada kreeme ja nii edasi. Aga ütle see sõna, mida guugeldama peab inglise keeles. EMF radiation. Sa mõtled seda? Jaa, EMF radiation. Paneme pärast selle kirja ka. Ja, sest minu jaoks on väga hea, kui me saame selliseid pudi-padi hästi palju nippe. Nii, ütleme nii, et kiirguse vastu on aga mina ausalt, kui ma päris aus olen, siis ma ei kasuta kiirguse vastaseid vahendeid lennukis, sest kui päris aus olla, kui ma ei lähe, ma istun arvuti taga, seal on ka kiirgus. Ma olen wifi, seal on ka kiirgus. Et üks asi, mida ikkagi ma üritan jälgida, et mitte minna selle tervise teemaga nii äärmuslikuks, et see hakkab ise stressi tekitama. See stress on kõige kahjulikum meile, et sa võid ükskõik mida teha, aga kui sa oled stressis, siis mitte midagi ei toimi. Minul ka ei ole, aga ma olen mõelnud, et võiks tegelikult arvestades kui palju tunde, kui sa tood veel arvuti ka sisse peale selle lendamise, kui palju tunde on keha selle
kiirgusobjekti lähedal, siis tegelikult praegu tuli meelde küll, et on üks asi, mille võib olla, tasub osta. Aga hea küll, ärme sellesse takerdu, nüüd on nii, et ikkagi lennuki kiirgus, mis edasi? jah, no kiirguse osas veel, et ma pean ütlema, et nii palju ma ikkagi mõtlen, et näiteks magamistuba on mu kiirgusvastane tsoon, seal mul ei ole telefone ega wifi'ga praktiliselt sinna ei levi. Aga jah, et ja lisaks 10-tunnise lennu jooksul keha kaotab oma 1,5 liitrit vett, aga sellega muidugi saab ka tegeleda, et enne juba paar päeva enne hakata rohkem vett jooma, mineraale ja nii edasi. Aga kui sa vaatad, üks asi, mis biohäkkeritele meeldib teha või mida me teeme, on see, et me mõõdame kõike, mis vähegi võimalik. Ja kui sa siis vaatad, ma kasutan Oura sõrmust selleks, et vaadata, kuidas mu kehal läheb. Mismoodi see seda siis see on nagu, see on natuke nagu selle aktiivsusmonitori või kella moodi. Ta mõõdab und, ta mõõdab stressitaset, ta mõõdab... Sõrmus, mitte kell. Sõrmus, aha, selge. Ta mõõdab aktiivsust muidugi, mõõdab siis HRV, mis on siis heart rate variability. See on siis, vaata inimese pulss või süda ei löö päris samas rütmis kogu aeg. Ja mida rohkem stressis inimene on, huvitaval kombel seda vähem muutuvad need löökide vahelised ajad. Et kui keha on stressis, siis lööb hästi ühtlaselt. Aga kui su keha ei ole stressis, kui sa oled nagu heas vormis, siis on see variability või see muutused nagu hästi suuremad. Ja siis, kui sa siis lähen baalile, siis ma hakkan kohe nägema, kuidas siis heart rate variability, HRV läheb siis muidku kõrgemaks. Uneskoor, mis ma siis iga hommik vaatan, kuidas ma siis magasin, kas mu pulss oli madal, kui palju ma üles ärkasin. See läheb paremaks. Siis keskmine pulss läheb madalamaks. Et tegelikult tundub, et need lennuga ja ajavahe muutusega seotud negatiivsed asjad ei kaalu kaugeltki mitte üles seda positiivset, mis see reisimine annab. Ja noh, hakkame siis otsast lugema, et esiteks päike, D-vitamiin esiteks, teiseks kõige suurem punase valguse allikas, et ma siin kodus talvel kasutan punase valguse paneeli. Kas see on siis päikesevalguslamp? No see on siis 2 erineva lainepikkusega punane valgus, mis siis on su närvisüsteemile hea, su nahale, su juustele, lihast, näiteks kui sa peale trenni, siis lihaste taastumisele, kui sul on vigastus, siis sellele. Ja noh, see on üks asi, mida ma siis muidugi reisile kaasa ei tassi, kuigi ma tean inimesi, kes tassivad ka punase valguse lampi mööda maailma ringi. Kui sa oled päikesereisile, siis eriti mõistlik ei ole seda kaasa. Ja noh, siis mis me siin talvel saame veel teha, on see bright light therapy ehk siis päevavalgusteraapia, et sa hommikul näiteks siis selle talvise depressiooni vältimiseks on võimalik näiteks paned pooleks tunniks enda näo lähedale selle mul ei ole täpselt need lumenid meeles. Vaat see mul on, jah, see lamp on mul kunagi ostetud. Ja noh, seda sa saad ka, eks ju, siis seal täiesti naturaalselt teha. Sa astud kohe sinna välja ja sul on see hulk päiksevalgust otse näkku olemas, on ju. Siis muidugi kõik, kui meile meeldib väga looduses, Bali on looduse mõttes parim koht peaaegu. See on ju puhas teraapia. Vaata üks asi, mis sa ütlesid varem mulle, mida ma polnud enne niimoodi mõelnud, et ajule on vaja uusi olukordasid. Ja täiega. See hoiab aju siis nii nagu vormis noorena ja et sa pead nagu, muidu sa mandud, aju mandub. Sa teed kogu aeg seda sama, mis sa kogu aeg oled teinud, sa oled täpselt selles samas olukorras, sa juba tead, mis ette toob. Aga siis sa paned aju sellisesse olukorda, kus sul pole õrna aimu, kuhu poole sa keerad, mida sa näed,
mis järgmiseks saab ja see on ajule väga vajalik, see on gümnastika. Ajugümnastika, seda on ka uuritud ilmselt. ja see on huvitav. Ja siis muidugi, mida ma ise jälgin ja väga on, et mu siis soolestiku mikrobioom oleks hästi mitmekesine, sest see mõjutab peaaegu kõike alates vaimsest tervisest, südame, naha ja kõigeni. Ja kui sa ikkagi reisid teise maailma otsa, siis seal on täiesti teised puu- ja köögiviljad, mida sa siis sööd ja kui sa erinevaid puu- ja köögivilju sööd, mida rohkem sa erinevaid maitseaineid ka ja vürtse ja üldse taimi, siis sa mitmekesistad oma mikrobiomi. Ja see oli huvitav, et minu arust tuli see sinu või mõne muu biohäkkeri suust. Lugesin, kuulsin, et oleks hea 30 erinevat taime nädala jooksul. Miinimum 30 erinevat, jah. Ja tegelikult see on ikka väga palju, sest ma hakkasin proovima. No kui see mina tavaline Eesti Harju keskmine inimene, kui ma juba üle 12 taime saan, sest ma arvan, et nisu nagu eriti ei tahaks arvestada. Ikka arvestad. No, sa arvestad, ma tahtsin just öelda. Nisu kartul, siis tuleb nisu kartul rukkis, aga siis mis sealt edasi nagu ei, aga vaata, mis sa kindlasti, ma arvan, ära unustad, on see, et kas sa piparit paned kuhugi söögi sisse. Okei. Nii, siis sa võtad näiteks, teed üks õhtu karri segu sees on 5 erinevat taime, näiteks ma ütlen suvaliselt. Oliiviõli, seal on oliivid. No siis hakkab looma. Tee, need on kõik taimed. Et mina ikkagi, ma küll ka pingutan eriliselt, aga mina võin saada ka ühe hommikusöögiga 30 taime kokku. Et tegelikult see ei ole üldse nii hull. Ma küsin sult sellise asja, et kuidas võtta seda hästi suurt portsu ühte taime. Tegelikult see on ju meie esivanematel täiesti tavaline, et hooajal süüakse hästi palju. Muideks praegu siin selles vettinud Eesti ilmas ma tean täpselt, et väga paljudes kohtades siin Eesti majapidamistes on praegu mangode uputus, sest et on need mangode ühistellimused ja sa konkreetselt, sa pead iga päev ära sööma mingi, ma ei tea, 6 mangot näiteks. Ja kui sa näiteks sinna kusagile lõunamaale lähed, siis on sul ka see, et sa tegelikult suure tõenäosusega sukeldud mingisuguse ma ei tea, mango või papaia või mingisuguse puuvilja dieeti. Kas see võib olla ka probleem, kui sa nagu liiga palju midagi sööd? Ma arvan, et see on jälle see, me oleme absoluutselt täiesti erinevad kõik. Et see on ka üks asi, mida on hästi huvitav jälgida, kui sul on võimalik mõõta. Näiteks kui sa kasutad, täitsa soovitan, apteegist saab, ei ole üldse liiga kallis. On siis jälle ma ütlen nüüd inglise keeles continuous glucose monitor, see on see, mida tegelikult diabeetikud kannavad käe peal, on selline väike sensor, mis reaalajas jälgib sinu seda veresuhkru taset. Ja me siis, ma ei tea, kord aastas või paar korda aastas siis kanname siin peres ja vaatame, kuidas siis mingi toiduaine kellelegi mõjub. Ja need tulemused on täiesti erinevad. See, mis mul tekitab veresuhkru hüppe, see näiteks minu abikaasa Henril absoluutselt mitte midagi ei mõjuta ja vastupidi. Ja veresuhkru hüppe on halb. Ta on paratamatu, kui sa süsivesikuid sööd, siis, aga mis on halb, on see, kui tuleb nagu väga suur järsk hüpe ja väga suur järsk kukkumine. Sest pärast seda kukkumist on see, kui sul tulevad magusa või rämpsu isud, sul tuleb jube väsimus, sa tahad jälle kohvi järgi haarata. Kohv midagi on väga kasulik, aga siiski sa ei taha seda kukkumist, seda, mis juhtub vahel peale lõunat tööl, et sa hakkad nokkima terisel, pea hakkab kukkuma. Et ühesõnaga, mis ma tahtsingi öelda, on see, et me oleme nii erinevad, et sa pead lihtsalt iseenda keha jälgima, kui sa jubedalt maitsevad need mangod, aga sul midagi ei juhtu sellest, ma ei tea, kõht lahti ei lähe ja suu kipitama ei hakka, siis arvatavasti sul on okei see. Kuigi mango on väga magus puuvili ja ma ei soovitaks lihtsalt mangot sisse vohmida, et siis võiks sellele enne seda süüa kindlasti köögivilju ehk kiudaineid, et see veresuhkru hüppe oleks sujuvam. Või siis süüa näiteks mangoga koos pähkleid, mingid head rasva või mingit valku, et samamoodi, et siis seda veresuhkru
hüppeid sujuvamaks teha. Üks asi veel, mida oli väga huvitav vaadata seoses selle veresuhkru monitoriga, siis oli see, et ka erinevad päevad ja stressitase. Et ma testisin täitsa nagu huviga, sõin täpselt sama hommikusööki 2 erineval päeval. Üks oli hästi rahulik puhkepäev, mul ei olnud mingeid plaane, veresuhkur ei kõikunud kuigi palju ja järgmine päev oli hästi kiire tööpäev ja kui uksest ja aknast tuli mingeid teemasid juba sisse hommikusöögi vahele ja täpselt sama söök, aga veresuhkur hüppas üles ja kukkus alla kohe pärast, et see näitab seda, kuivõrd oluline on stress. Täielikult, jah. Kuidas sa suudad võtta rahulikult või noh, vaata vahel on nii, et ise suudaks küll, aga mis sa teed, kui uksest ja aknast muudkui? No ega vahepealt oleks tegelikult need uksed aknad kinni panna, sest ega inimene ei ole tegelikult niimoodi harjunud ikkagi elama, et uksed aknad on kogu aeg lahti ja tuleb, mis tuleb sealt sisse, et tegelikult mõtle, kuidas me vanasti elasime. Ma väga palju mõtlen sellele, kuidas vanasti elati. Minu konkreetselt telefonigi polnud ju. Ja see tegelikult annab niivõrd palju kvaliteetsema tööaja, kui internet välja lülitada ja tegeleda oma mõttetööga. Ja noh, näiteks jalutamine, see on ju absoluutselt igalt poolt jookseb läbi see, et kuivõrd tähtis on see liigutamine ja värskes õhus jalutamine. Aga on ju jube lihtne on tekkima see mõte, et lähed jalutama, siis on tunne, kellele ma nüüd võiks helistada sellel ajal, mis ma nüüd ära saaks teha sellel ajal. Aga vanasti me lihtsalt nagu mõtlesid, tahan teada, kas sõber tahab muga kuhugi minna, istusid võib-olla bussi peale või kõndisid teise linna otsa, koputasid uksele, teda ei olnud kodus, kõndisid koju tagasi. Et sellist asja pole olemas praegu enam. Jah, tasub jalutades ka vahepeal telefon maha jätta. Tasub. No ma ütlengi, et minu jaoks kompromiss on näiteks mingisuguste audioraamatute, mingite rahulike podcastid, millegi sellise kuulamine, kus ma tean, et ta tegelikult ei aja mind närvi või ei ole nagu selline, aga ikkagi nagu selline tunne, et nagu kogu aeg tahaks midagi teha. Ja see, et kuidas saada sellesse meditatiivsesse seisundisse. Mul tegelikult tuli praegu meelde üks teema, vaata sa räägid päike. Päike on nii oluline. Aga kuidas meie esivanemad, kes elasid siin laiuskraadil, kellel ei olnud üldse mingit variantigi, et võtaks kiirgusriski ja lendaks paalile, kuidas nad hakkama said? Ja ma olen sellele mõelnud, et kui oluline on tegelikult elustiilis võimalus lõket süüdata, ahjust tuld teha, kaminast tuld teha. Sest ma olen ise jälginud, et kui ma oma maamajas või saunas, see hetk, no vaata tavaliselt, kui sa paned põlema midagi, siis sa tõepoolest ei tegele mitte millegi muuga. Sa ei ole kuskil mingisuguses, ma ei tea, ma ei kujuta ette, et ma samal ajal audioraamatut kuulaksin näiteks. Et ma olen selles hetkes ja siis, kui ta hakkab põlema, sealt tuleb niisugune emotsionaalne tulv midagi, kui sa vaatad seda lõket. Ja see on ju tõestatud ka, et see on vaimselt maandav, stressivastane, et see ei ole nagu ainult tunne, vaid seda on testitud. Nad ongi ju nagu väike päike põhimõtteliselt, et iga see ahjukene on ju täpselt sama asi, mis on ja kui sa mõtled, siis tegelikult kõik vanad rahvad ka, et see ikkagi väga paljudel oli see komme, et tehti lõkke ja tuldi sinna ümber kokku ja ringi ja et ega väga palju sellest samast biohäkkimisest, et kui sa hakkad vaatama, et on ka seda, mida siis juba esivanemad tegelikult tegid õigesti. Või näiteks seesama süsivesikute koos söömine mingi kiudaine või valgu või rasvaga, et kui sa vaatad selliste iidsete rahvaste selliseid staple või tavalisi nagu põhitoite, siis tihtipeale nad on selle nagu ise instinktiivselt ära lahendanud. Muidugi nemad ei mõelnud, et paneks nüüd siia süsivesikule kõrvale kiudaineid, aga need on seal kõrval. Et näiteks, ma ei tea, mehhiklaste riis on ju süsivesik, aga siis neil on noad on ju kõrval. Jah, et kõik nagu on läbi mõeldud, aga eestlaste kartul ja seapekk ja hapukapsas tegelikult ei sobi kokku. Aga pekk.
on ju rasv on ju, noh, teda sa ei nimeta seda muidugi, sa ei mõtle nagu pekki, kui sa mõtled, et mis on nagu need tervislikud rasvad on ju, sa mõtled ikkagi nagu mingi avokaado, oliiviõli ja pähklid, aga ta on ikkagi rasv, et ta natukene ikkagi tõmbab seda veresuhkru kõikumist alla. No, tundub päris palju keerulisi teemasid, mis nagu see, et kuidas see toitude kombineerimine on veel nagu täiesti, ma ei teagi, raketiteadus. No ma ütlen sulle 2 kõige lihtsamat asja. Ütle, palun. Esiteks, alati alusta kuhja, kas mingi hunniku salatiga, ma ei mõtle kartulisalatit siin, ma mõtlen nagu värske salatiga või ma ei tea, söö 2 porgandit, no mingi köögivilli siin kõige esimesena. See on nagu üks. Ja teine asi, et magustoit on kõige viimane, et nagu, et siis sa oled kõik selle jõudeainud ja kõik ära söönud ja siis alles pärast, siis sa nagu, ütleme, riietad oma süsivesikud ilusti ära ja siis nad ei tee nii palju paha ja hommikusöök võiks olla soolane. Sest siis on see pärast seda niisugust lühikest paastu on see kõikumine eriti suur, kui sa hakkad kohe süsivesikuid sisse sööma. Hommikusöök soolane on küll üsna vastuvoolu ujumine, mõtlen, et kui neid igasugu hommikuelbeid ja neid isegi vahepeal tervislikult reklaamitakse. Elbeid. Ma ütlen, et see, kui sa sinna vaatad, siis see on nüüd vist üks asi, kui keegi küsib, siis ma ütlen ainuke asi, mida vältida on need ultra processed foods või ülitöödeldud toiduained. Jah, aga no just need ülitöödeldud, kui sa vaatad, et juba 10 asja on ja nimekirjas ja osad neist on sellised, mida sa koduköögis sul ei olegi olemas, siis ma arvan, et võiks poodi jätta. Enne jäi mulle kõrva, et sa kõrvallauses mainisid, et muide kohv on tervislik. Hommikust rääkides, siis ma arvan, et enamik Eesti täiskasvanud ongi kohvisõltlased ja kohvi teemal on nii palju erinevaid uudiseid. Võib-olla on ka nii, et kohvid on erinevad ka, nagu ütleme, iga kohv äkki ei ole tervislik. No kui ma ikkagi räägin päris kohvist, ma ei räägi sellest 3-1 lahustuvast asjast. Ja lahustuv kohv on, jätame kõrvale, nii, aga nüüd võtame, siis on ka see, vist filtrikohvi enam nii palju ei tehta ka, aga siiski need filtrite tervislikkuse teemad on kindlasti ka. Jah, samas jällegi. Või mis on kõige tervislikum kohv, ütleme nii? Ma arvan, et ikkagi nagu värskelt, kõige toredam oleks ju värskelt restitud uvadest tehtud mingi presskannu kohv, aga seal on ka, et näiteks on ju inimesi, kellel kohv ärritab magu või tekitab selle siukse värina, on ju. Siis nende jaoks ikkagi, ma ei ütle loomulikult, et et kohv on kasulik, aga. Enne ütlesid, et kohv on kasulik. No põhimõtteliselt laias laastus on. Aga millele ta kasulik on siis? Kohv sisaldab palju polüfenoole, mis on siis need ained, mis taimedes tekib, et taim suudaks võidelda haiguste ja igasuguste pahalaste vastu, mis teda rünnata tahavad. Ja kohvis tavaliselt on niimoodi, et mida mõrum asi, seda rohkem polüfenool on. Aga näiteks vürtsid on nagu grammi kohta kõige kõrgema polüfenooli sisaldusega toiduained üldse. Ja kohvis on ikka palju. Ja kui sa sööd selliseid taimi, siis sa saad selle kaitsva, need polüfenoolide kaitsvad omadused ka endale, eks ju, siis ongi, et põhimõtteliselt ta teeb su tervist tugevamaks, kui sa ei ole üks neist inimestest, kellele see ei sobi, on ju. Kas sa muide omale toidutalumatuse testi oled teha lasknud? Kunagi ammu olen, ma ei ole kindel, et ma selles sa mõtled nagu laktoosi või gluteeni? Ei, ma mõtlen seda kallist, mis nüüd on kunagi väga ammu tegin. Ma arvan, et umbes 10 aastat taga, 20 aastat tagasi. Aga ma siiamaani, ma ei ole päris kindel, kas ma nagu sellesse usun. Võib-olla, ma tookord ka, ma ei tea tegelikult, mis seal taga täpselt oli ja kuidas see käis, nii et ma praegu... Vereproov ja aga kuidas sest ma ütlen sulle, Juta, mina olen seda teinud elus isegi 2 korda. Ja ongi kallis, aga see oligi esimene kord, mul olid nagu ühed tulemused, hakkasin väga järgima ja
tulemused läksid paremaks, aga tegelikult huvitav asi oli näiteks see, et mul esimene kord oli punane peet oli rohelises tsoonis, nii, et söö palju tahad. Mida mina siis ka tegin, sõin nii palju kui tahtis ja see näitas nagu minu jaoks ära selle, et see talumatuse test võib lihtsalt näidata ka seda, et sa oled mõnda asja liiga palju söönud. Ja mulle tundus ka, et ma nagu, mis sealt tuli nagu välja tookord, et nagu väga ei sobi, ma oleks võinud seda ka ise oma enesetunde järgi öelda. Samas läks aeg mööda, ma tundsin, et need asjad jälle sobivad. Ma ei hakanud siis uuesti seda testi tegema, et nagu selles veenduda, et üldiselt ma tunnen, et kõik sobib. No ja kui sul ongi see muidu elu stabiilne ja eladki selle järgi, et 30 erinevat taime, sul on niivõrd suur spekter, et siis sul loodetavasti ei lähegi see. Ja ma tegin seda ma küll tegin eelmine aasta selle lihtsalt puhas huvi oli, et kuidas siis mõjunud on see mikrobiomi kasvatamine. Et tegin selle soolastiku mikrofloora testi ja see tuli välja, et oli väga, väga hea. Paar sellist soovitust oli seal ka, et minu mikrobiomis on seal siis mingid bakterid, mis võiks soodustada neerukivide teket näiteks. Ja siis ma seal mingeid asju ei soovitatud väga süüa, mis asjad need olid. Aga peet oli näiteks üks minu arust. Aga ma tean ka, et peet nagu on okei, ma võin süüa, aga nagu mitte nagu suurtes kogustes. Paneme pärast lingid, kus selliseid teste leiab. Ja, võin täiesti jagada. No, see testimine on igal juhul väga huvitav. Mis teste sa siis veel oled teinud? No näiteks üks asi, mida ma nüüd just nädala pärast lähen järjekordselt kordustesti tegema, on VO2 maksi mõõtmine. See on hästi ebamugav, sulle pannakse torud külge ja mask pähe. Ja mida see mõõdab siis? See mõõdabki VO2 maksi. See on selline näitaja, mis näitab, kui hästi su keha suudab hapnikku omastada kõrge pulsi korral. Ja see on nagu selline üks väga hea pikaealisuse mõõdik. Ja see hakkab siis kukkuma, mida vanemaks sa saad ja eesmärk on siis seda hoida see on biohäkkimine. Just. Ja seda, kuidas seda siis treenida täpselt, see on siis omaette selline teema, ma ei hakka siin sellesse üksikasjadesse laskuma, aga ma nüüd viimane kord tegin 1,5 aastat tagasi vist ja nüüd ma vahepeal olen siis üritanud treenida. Mul oli ta enne päris hea, aga nüüd siis näeb, kuidas ta, kuhu poole ta siis on, kas on aastad edasi, on tõmmanud siis siin on mingisuguse bioloogilise vanuse nagu siis natuke nooremaks. Kusjuures mu bioloogiline vanus, seda ma olen ka testinud 2 korda. See on nüüd 2 aastaga, läks 2 aastat miinusesse, mis on väga hea. Aga minu bioloogiline vanus iseenesest võiks olla parem, arvestades mu biohacking elustiili. Aga kuna mul on kuskil 20-ndatest alates juba on selline kerge põletik liigestes, siis see hoiab seda, mis on tegelikult ülikahjulik. Aga samas võid olla tänulik, ma sain niimoodi aru, et tänu sellele sa üldse hakkasidki nii palju tervislikku eluga tegema. Just, sest tegelikult mulle nagu üldse elus ei meeldi olukord, kus ma tunnen, et nüüd ei olegi nagu lahendust. Ma nagu keeldun uskumast, et mingitel asjadel ei ole lahendust. Ja siis sa hakkadki nagu seda otsima, sa hakkadki testima ju. Sa loed siis ühte asja ja katsetad ja siis vaatad, okei, see ei toiminud ja siis sa katsetad järgmist asja. Et selle põletiku siis ära lahendamine ongi nagu selline omaette eesmärk mul. Ja see, et ma siis suutsin 2 aastat edasi minna kalendriaastat ja 2 aastat tagasi oma bioloogilises vanuses, see oli päris tore. 4. Just, et see oli väga tore. See on siis üks asi. Ma olen mõõtnud oma hormoone, see on väga huvitav jällegi, on selline pisikene Mira device mul, see hommikuuriiniga käib see testimine, saadetakse pisikesed
pulgakesed ja siis see aga mis analüüs. hormoone siis mõõdetakse, et neid hormoone neid tohutult Ja palju? no see vidin on tegelikult algselt välja töötatud nendele, kes soovivad rasestuda. Siis ikkagi Jah, naissuguhormoone, jah. Sest näiteks meesterahvastel on ju tänapäeval liiga palju naishormooni, et see on nagu üks teema, mis on keskkonna probleem. Ja noh, ma tean ka, et naised testivad ka meessuguhormoonide taset, aga seal seda ei ole. Et Selles testis ei- jah, selles testis ei ole ta. Aga mis sa siis, sina naine, kas naisel võib ka olla probleem, et on liiga palju Tead, selle sa saad nagu mingi aja jooksul, sa saad siis nagu selle analüüsi tulemuse, mis ütleb sulle näiteks, et kas sa oled perimenopausi sisenemas, noh, kui mina räägin, ma olen 45, on ju, või on veel nagu kõik nagu, mis on siis nagu noorel naisel, on ju, või sa oled juba, ma ei tea, noh, näiteks mõnel võib-olla on mingid megasümptomid, ma ei tea, peavalud, öösel ei maga ja siis ta teeb seda, jälgib neid hormoone seal, on ju, ja siis ta saabki tulemuseks see, et menopaus on alanud, noh, siis on selge, on ju. Et vahel võib ju olla niimoodi, et ta käib vereproovi tegemas, kõik on korras, aga noh, lõpuks tuleb välja, et on hoopis hormoonides asi. Mis siis veel? Kas sa oled teinud geeniteste? Geeniteste olen teinud, see oli ka väga huvitav, sest sealt tuli välja, et minul ei imendu hästi seleen, B12 ja A-vitamiin ja siis ma tegin eraldi nende tasemetesti ja siis tuligi välja, et B12 oli madal ja seleen oli äärepeal. Ja kõiki neid teste saab põhimõtteliselt lihtsalt Eestis teha? No tegelikult mina tegin, tegelikult neid saab Eestis ka teha. Mina tegin ühe Briti firmaga koostöös neid. Ja siis oli veel hästi huvitav selle geenitesti nagu teine etapp oli epigeneetika test, mis on siis selline test, et ta analüüsib, kuidas su elustiil, su geenide avaldumist on siis mõjutanud. Ehk siis, kui mul ongi näiteks geenidest, mul on suurem risk saada diabeet, siis kuna ma toitun nii korralikult, ma liigun nii palju, siis tegelikult see reaalne risk, seda ei ole. See epigeneetika või test näitab. Selle testiga siis peab tegema päris korraliku elustiili mingi küsimustikku. Küsimustik on ja siis saadad oma need, see oli vist, ma praegu mõtlen, see oli see, mis on see kaabe, suukaabe test vist, jah, et nad siis analüüsivad seda ka. Ma täpselt seda, kuidas nad seda analüüsivad, see on juba biokeemia. See on müstika ja ma muljetan ise seda, et minule kunagi aastaid tagasi kingiti, mis oli nagu Ameerikas väga moodne 23andMe. Siis oli see ainult selleks, et vaadata, kus koha pealt sa oled tulnud, kust on sinu geenid, nagu geograafiliselt ja nüüd on sinna tulnud hästi palju uut materjali juurde ja ma ei kujuta ette, kuidas saab uurida seda, et väita, et ma olen hommikuinimene. Ja mul oli see sama teema. Ja. Seal on nagu nii palju neid ja siis see, et ma ei ole hea looma omanik. Seda mul ei olnud. Aga on tõesti, seal on täitsa sürre asju. 83 erinevat teemat ja siis näiteks see, et mulle maitseb, mis seal oli, koriander? Ja mulle maitseb koriander. See on geneetiline. Aga siis üks oli näiteks naljakas oli see, et kas mul on, kui suure tõenäosusega ma olen ületöötaja. Ma olengi ületöötaja. Ja see oli ka seal. Ja mul oli näiteks ka see, et seal oli nagu spektrum, et seal on nagu jah ja ei, vaid et olidki need, aga tõenäosus depressiooniks oli mul üle keskmise. Mina mõtlesin, vaatasin seda, et oi kui kurb, aga järelikult on maailm ilusam kui see, mida mina näen. Ja ma mõtlesin kusjuures just sind, et kui mulle tundub see selline, kes vaata, sa elad põhiliselt maal, on ju, et sa nagu arvatavasti sealt epigeneetika testist tuleks, et sa selle oma depressiooniriski ise kuidagi oma elustiiliga natuke maandad ära. Käed mulda. Kusjuures see on ka, et uuringud on olemas, et päriselt, kui sa paned käed mulda, kusjuures kindaid ei tohi vahel olla, küünealused peavad mustaks saama, on ju, et paned käed mulda ja see võtab stressi see on maandamine, see on täpselt sama juhtub, kui sa hommikul palja jalu mööda muru kõnnid, on ju. Et seda ma ikka ka suvel maal teen. Ja sa tabasid minu elustiili kirjeldades
tavalise eestlase elustiili, ma arvan, et ega tegelikult keskmine eestlane ei saa väga palju reisida ja kõiki neid teste võib-olla lubada ja siis selline lihtsam lahendus on, et lähed, paned näiteks käed mulda ja paned seal mingi ahjus tule põlema ja mõtlen, et räägiks natukene nüüd mitte nendest üübermoodsatest asjadest, vaid räägiks lihtsatest, soodsatest, taskukohastest lahendustest, mida sa oled oma võib-olla ka reisidel kogenud. Need on needsamad igasugused, ma ei tea, ka pürtsid, igasugused sellised asjad. Mida sa soovitaksid nendele inimestele, kes tahaksid ka pikalt elada ja mitte pikalt surra? No esiteks ma soovitaks seda, mis sa ise räägid ja mida sina teed, et sul ei ole tegelikult vaja kõige mõõtmiseks tipptehnoloogiat, vaid võtad lihtsalt aja maha ja kuulad iseenda keha ja tunnetad, kas mingi asi sulle sobib või mitte. Ja kui meeles ei püsi, siis kirjutad üles, nii nagu arst ütleb vahel, et peavalupäeviku kellelgi on arusaamatud peavalud, et siis sa hakkad aru saama, võib-olla see on kuuseis, võib-olla see on see tsükli, naiste puhul siis tsükli seis, võib-olla see on mingi toiduaine, mis ei sobi. Seal peavalupäevikus peavadki siis olema mingid muud faktorid kirjas ju ka, eks ju. Et mis sa siis see päev teisiti tegid, eks ju, või mis sa üldse tegid. Et kuidas magasid, nagu stress, mitu tundi magasid, mida eile sõid, mida täna sõid, nagu kõik need asjad. Et kas siis lihtsalt kuulata ja proovida järeldusi teha ja tunnetada või siis panna kirja ja tekitada iseendale mingi, sest tegelikult niikuinii oled sa unikaalne, et sa ei saa raamatust lugeda, kuidas täpselt sina toimida. See on üks asi ja siis üks asi, mis sina mainisid vürts ja ma kohe jõuan sinna ka, aga üks asi, mis ma ise olen avastanud enda jaoks, mida ma elu sees ei arvanud, et minusugune külmavares ette võtab. Ma mäletan veel mõned aastad tagasi ma kohtusin ühe vana sõbrannaga, rääkisime siin sellest biohäkkimistest, ta ütles mulle, et kas sa hommikuti jääkülma duši all ka käid ja ma ütlesin, ei, vaat see on asi, mida mina tegema ei hakka, sest ma olen nii suur külmavares. Ja ma ei mäleta, mis asi minu pähe järsku läks, et ma üks hommik lihtsalt proovisin. Aga ma otsustasin ära, et vaata naistele seoses meie unikaalse hormoonide mölluga ei soovitata sellist asja, nagu meestele soovitatakse pikalt jäävannis istumist. Et see on nagu väga ekstreemne ja olenevalt siis sellest, kus sa oma tsükliga oled, võib suisa kahjulik olla. Aga külm duš, esiteks ta ei ole nii šokk. Ja teiseks ma ei sunni ennast seal istuma ilmtingimata näiteks 30 sekundit. Ma lihtsalt kuulan oma keha. Kui on ikka väga külm, siis ma lasen ennast korras sellega üle. Kui on okei, siis ma istun seal all natuke. Ja see on nagu, ma täiesti sõltuvuses sellest. Külm duš ja siis kohe sooja rätik ümber. Jah, väga paljud ütlevad, et nad üldsegi enne istuvad natuke sooja duši all ja siis. Aga mulle tegelikult meeldib. Mulle meeldib teist. Aga sa teed niipidi, et külm ja siis sooja. Ma teen nii, et ainult külm. Ainult külm, jah. Mul oli selline lugu selle teemaga, et ma lugesin, külm vesi tekitab dopamiini, mis on tegelikult inimesele nagu vajalik ja kui sul on seda dopamiini, siis sa näiteks ei lähe Facebooki, sest sul on niigi dopamiini piisavalt. Soevesi tekitab serotoniini, mis on see hormoon, mis laseb sul olla õnnelik. Nii, ma kolisin mingil hetkel korterisse, kus oli dušisüsteem selline, et sealt lihtsalt tuleb alguses külm vesi, enne kui ta soojaks muutub. Ja mulle tuli see peale meelde. Näiteks mulle meeldib vett raisata. Mulle tuli meelde, et külm vesi, soe vesi. Ja ma lähen kohe vee alla. Ma tean, et ma pean seal olema, no ikkagi, ma ei ole neid sekundeid näppudega lugenud, aga ikkagi läheb aega ja ta muutub vaikselt soojaks. Ja mulle sobib see, et kõigepealt saab dopamiini. Aga see ongi niimoodi, et kellele mis, et mina olen avastanud, et mulle meeldib see, kui hommikul ärkad üles kohe see külm duš ja siis hõõrud rätiga kuivaks ennast ja no sa treenid oma seda, mis ta nüüd on, närvisüsteemi, et ka mitte, et tulevikus, kui sa stressiolukorda satud, ei
ei oleks kohe nagu kortisol laes. ja kui ma mõtlen nüüd peale nende meie esivanemate peale, eestlaste, siis ikkagi see sauna teema on üsna sarnane. No muidugi. Et on ju see samamoodi, et sa lähed, karastad ennast, on seal siis tiik või lähed, hüppad lumme või lähed lihtsalt välja natukene jahedamasse. Igal juhul ta toimib ju samamoodi. Kusjuures saun on ka see, sa ütlesid, et neid, mis on biohäkid, mida igaüks saab endale lubada, et see, noh, kõigil päris sauna ei ole, aga noh, kõigil on sõber, kellel on saun, see on selge Eestis. Et see on nii kihvt vaadata, kuidas maailm järsku on avastanud, et Soome, see kuum saun, et see on selline biohäkk, on ju, et see on küll asi, mis on eestlastele kättesaadav ja on väga kasulik. Aga kui mõelda nendele lõunamaa inimestele, kes noh, Bali, aga sa oled elanud ka teistes huvitavates riikides, reisinud, elanud. Kas on nendel lõunamaa inimestel ka seda külma veega karastamise teemat kuskil? See on huvitav küsimus. Ma tegelikult ei ole, jah, ma ei ole, ma ei tea küll, et oleks. Võib-olla nad on selle kuidagi teisiti. See on jah selline küsimus, et no eks nad sageli käivad siiski ujumas, aga ka tegelikult olen märganud, nagu mina nagu neid lõunamaalasi vaatan, et ega nad ei käi seal ujumas ka nii palju. Ma tahtsin ka just öelda, et minu arust näiteks igast järvedes ja niimoodi ei käida üldse niimoodi ujumas nagu eestlased ja jõgedes on ju, et see on seda pigem vähem. Et jah, seda külmas, seda ma ei ole kellelgi niimoodi traditsioonides küll näinud. Ma mõtlen, kus need jaapanlased istuvad, neil ei ole ka külm seal. Okei, jah, ei ole väga huvitav mõte. Aga jah, ja siis sa mainisid, on ju maitseaineid, et nagu ma enne ka siin mainisin, et siis tegelikult maitseainete kasutamine on sihuke hea biohäkk, et esiteks saad maitsva toidu, aga teiseks sa saad nagu neid polüfenoole, et kui sa, no mul on see tervislikud vürtsid ja ürdid raamat ka, see on küll läbi müüdud ammu juba, aga seal on ka nagu siis välja toodud, kui tegelikult sa saad nagu vürtsidega põhimõtteliselt ravida ennast, et. Ja vaata, kui tähtis on harjumus. Me kõik oleme alati harjumuste ohvrid ja anna meile nüüd mõni nipp nimekirja, mida võiks olla niimoodi, et harjutaks nagu praktiliselt igapäevaselt, iganädalaselt kasutama. No üks lihtne asi, mis minust enamusele meeldib ka, on kaneel. Et noh, võiks siis eelistada Ceyloni kaneeli. Aga kui sa lähed, ja ma tean, et Ceyloni kaneel on parem, aga kas see on alati peale kirjutatud, et see tavaline inimene läheb kusagile tavalisse poodi, ostab ühe tavalise kaneeli? Ma kahtlustan, et ütleme tavalises toidupoes ei pruugi olla, kui on, siis ladinakeelne nimi Ceyloni kaneelil on Cinnamomum verum ja see verum on siis, tähendab nagu päris. Et see veerum tasub siis meelde, et kui seal on peal. Kui seal ei ole, noh, ega siis kaneel on ikka kasulik. Ja kaneel on näiteks kasulik, kui on mingi kõhuhädad, siis tasub kaneeli süüa. Ta aitab siis tasakaalustada veresuhkrut, täiesti tasub, kui on sellega. Kuhu sa selle kaneeli paned siis? Nagu kohvi peale raputaks? Kes tahab, teeb endale kaneelikohvi, kes tahab, paneb endale ma ei tea, või saia peale, kes tahab minul endale, kui mul näiteks on vaja, ma ei tea, kurk valutab, kurguvalu vastu on ta näiteks, siis minust on hästi lihtne viis võtta natuke maitsestamata kreeka jogurtit ja sinna segada sisse. Noh, siis võid tilgamett või midagi panna, et ta ei oleks lihtsalt hapu ja kaneel koos. Et minust on see kõige lihtsam viis seda ära süüa, sest jumala maitsev on see kaneeline amps, mis sealt tuleb. Et noh, minu arust see on nagu kõige lihtsam. Nüüd teiste vürtsidega on niimoodi, et võib-olla võiks nagu järjest hakata katsetama, et nagu mulle tundub, et kui inimene läheb vürtsipoodi, tuleb Umamisse ja ostab endale 15 erinevat asja, siis ta on nagu natukene peata. Ja sellepärast ma mõtlengi, et anna midagi mingi, noh, lolli kindel soovitus. Mina näen juba ühte kollast joogi. No kurkum on muidugi, kui me räägime nagu tervisest ja siis on kurkum kindlasti üks kindel soovitus.
tal on nii palju tervislikke omadusi, alates sellest, et ta on siis põletikuvastane. Ta on ka, no põhimõtteliselt võib vist isegi ka haava peale panna, aga ta on nii määriv, et sellega tuleb arvestada, et siis oledki kollane väga kaua. See kurkum on selline teema, et ma vahepeal panin igasse toidusse natukene rõõmsamaks ja kollasemaks saada, et see nagu tõesti mida iganes teed. Aga sellega kui hästi vähe paned, just ma tahtsin öelda, et kui väga palju panna, siis ta ikkagi kipub selle maitse balanssi täiesti käest ära laskma. Seda küll, aga kui paned hästi vähe, ikka läheb kollaseks. Ja kollaseks teeb ja samas selle tervisliku väikse, kui sa iga päev natuke kasutad, siis sa saad ju selle tervisliku nagu tulemuse ka. Aga ütle seda, kas kurkum, kas teda võib ka nagu läbi keeta, et on ikkagi sama hea või ta tuleks kõige lõpus? No vaata, siin oleks nüüd vaja kedagi, kes oleks testinud, kui palju läheb kaduma seal keetmisega. Aga ega ta päris ära ikka ei kao. Kõik need paljud India retseptid ju praevad kohe alguses võiga läbi ja ma arvan, et selle üle ei tasu pead väga vaevata. No aga kui me siin häkime, siis ikkagi võiks ju mõelda. Aga siis peaks testima, aga mul ei puuduvad võimalused. Sest ma toon näite küüslauk. Küüslauk on ju see ammu tõestatud, et ta on ikkagi kõige parem, kui ta on toores. Ja kus minu Itaalia ämm imestas seda, et kui ma olingi konkreetselt seal Ameerikas haige, see Ameerikas elav Itaalia ämm, neil on täiesti Itaalia toidud ja siis ta vaatas, kuidas mina võtsin selle küüslaugu, lõikasin peenikesed viilukesed ja tegin omale võileiva. Sa hakkad toorest sööma, sest nende jaoks oli absoluutselt mõeldamatu, et küüslaugu võiks toorelt. Sa ütlesid talle, et see ei ole siin toit praegu, see siin on ravim. Et küüslauk tuleb läbi praadida. Ja muidugi küüslauk praetult lõhnab ime hea, maitseb hästi. Aga tegelikult on võileiva peal ka päris hea, toores. Ja. Aga muidugi loomulikult, kui on valida, siis ma valiks selle isegi mitte selle kuivatatud pulbri, vaid ma valiks selle värske kurkumi juure. Ja näiteks seal samas Paali raamatus on ka kirjas, meie sõber Akung ütles, et tegelikult veel parem kui kurkumi värske juur on värske kurkumi ema juur, mis on see keskmine, tegelikult ei olegi juur, ta on vist risoom või. Keskmine see pundar, kust need väiksed siis hakkavad väiksemad hakkavad laiali minema. Ja ütleme, Paalil olles me joome iga päev seda nende tervisetoonikut, mis on just värskest kurkumi siis sest juurest tehtud. Natuke on sinna juurde pandud ingverit, laimi ja siis kas siis mett või palmisuhkrut natuke ja siis vett või kes on nagu tahab eriti tervislikult teha, on siis värske kookosvesi, mis on nagu täiega nagu see on nagu biohacking klaasis nagu, et see on asi, mida võtaks kohe, kui keegi tooks Eestis iga hommik, siis jooks. Ja, aga jätkates siin seda vihmkrabistab akna taga hallis Eestis, mis on nagu reaalsus, mida veel soovitada, mida saab siin? Kuigi see paalinipp oli ka väga hea. Mida saab veel siin? Nagu sa mõtled söögi ja joogi mõttes? Mõtlen ja mis iganes, mida annaks teha. Ega palju ju seda ei ole, mida ei saa teha, et seda päikest sa saad tehnoloogiaga teha, aga loodusesse saad samamoodi minna. Tuleb võib-olla õiged riided lihtsalt selga panna ja sa saad ikka selle sama kaifi ja sa saad ikka selle sama terapeutilise tulemuse. Ma vaatan, et sul on selja taga šamaani trumm ja ma muljetan, et mul on ka isegi 2 trummi, üks on enda tehtud. Ei ole mina mõõtnud, mis minuga juhtub, aga ma tean, et see tohutult rahustab. Kui ma olen seal maakodus, vaatan, trumm näeb kuidagi nukker välja, teda pole ammu mängitud ja lihtsalt natukene mängin. Või siis on, sa kindlasti tead sellist pilli nagu on kalimba. Selline ümmargune pill, kus on nagu keelpill, kui seda natukene mängid, siis ka... Siuke nagu pool kuu või? Ja. Äkki mul isegi on üks väike... Ja siis võtad lihtsalt näiteks, vaatad, et uksest aknast tulevad tööd, paned uksed aknad kinni ja siis lihtsalt natuke mängid. See on nagu meditatsioon ja meditatsioon on tõesti täiesti tasuta asi, aga vajab täiesti nagu treeningut.
ja ei tasu Jaa. nagu ennast piitsutada, kui ei tule kohe välja, sest kellelgi ei tule kohe välja. Kas sina lihtsalt mediteerid siis ilma ühegi abivahendita või sa võtad mingisuguse audio juurde või noh, mina konkreetselt olengi see, kes võtab pilli juurde. Mulle väga meeldib küll, kui on taustaks mingid meditatiivsed helid. Iga päev need ei ole üldse samad, mis toimivad minu arust, et sa pead nagu leidma selleks päevaks ja hetkeks õige heli. Kusjuures vihmakrabin. Jaa, väga mõnus. Leidsime midagi head täna silmas, sest see tegelikult on, me kõik teame, et see on hästi meditatiivne ja turvaline tunne. Aga meditatsiooniga, vaat seal on mul tegelikult arenguruumi küll kõvasti, sest et mul kipub ikka niimoodi olema. Kui ma tunnen, et stress poeb naha vahele, siis mul tuleb meelde, meditatsioon, siis ma võtan ette. Olen järjepidev, võib-olla võtan ka mingisuguse alguses eriti, kui ei ole tükk aega mediteerinud, siis nagu on raske sellesse seisundisse minna ja nagu need mõtetest vaba olla. Võtan mingi guided meditationi appi. Ja siis, kui olukord läheb paremaks, siis täiesti märkamatult mul hakkab ununema. No ja nii kaua, kuni siis jälle vaja on. No võib-olla see on okei. Et ega sa ei peagi kõike ju kogu aeg tegema, aga kindlasti nagu selle enda treenimise mõttes ja siis järjepidevalt stressivaba olemise mõttes oleks mõttekas seda nagu pidevalt teha. Kas sa Balil oled ka midagi teinud sellel teemal? Olen ikka ja kuna seal Ubudis, kus me Balil alati elame ja tegelikult ka arvatavasti mujal Balil, on nii palju ägedaid võimalusi proovida erinevaid selliseid küll meditatsioonitehnikaid, küll helirännakuid, hingamissessioone, et siis me oleme ikkagi nagu iga natukese aja tagant midagi ette võtnud. Et erinevaid joogasessioone, viimane kord käisime vabastaval hingamisel, mis oli täiesti hullumeelne nagu kogemus, kes on seda enne teinud, nemad teavad. Ma ei teadnud suurt midagi, ma lihtsalt põhimõtteliselt läksin reklaami ohvriks, vaatasin, et kodu juures joogakeskuses on üks maailmakuulus vabastava hingamise mees, kes kirjutas raamatu Kuidas surra õnnelikuna. Ja siis sa mõtlesid ka, et võiks õnnelikuna surra. No ma mõtlesin, ma lähen vaatan siis, et mida see tüüp siis teeb ja see oli väga pull 2 tundi elu eest hingamist. Ma algul mõtlesin, et raudselt ma ei tea, mul hakkab igav ja mida ma ei tea, ma ei oska olla. Tegelikult sa hingad, sa lihtsalt hingad ja su pea on täiesti tühi. Ma olen seda kogenud vabastavat hingamist ja see, kuigi ma ei tea, kas seda soovitatakse hiljem, nagu hakkaksid ise kodus järgi tegema ma arvan, et mitte, sest tegelikult seal oli ka ikkagi, võib-olla kunagi sa oled nii palju seda teinud, et sa oled väga kogenud, aga ma seda vist üksinda ikkagi ei tee. Aga ma ütleks seda, et midagi avardus, mingi teaduse avardumine, et nagu öeldakse, mina ei ole ausalt öeldes mingit ayahuascat ja selliseid asju teinud, kui nende kohta ka öeldakse, et tarbid ja maailm avardub. Mina selline inimene, kes ütleks, et tee vabastavat hingamist sellise seansina ja ka maailma avardub. Ja väga äge, et me täiesti võetas igasugused ootused. Aga hingamisharjutused on ju täiesti olemas, mida saab kodus täiesti tasuta teha. Üks tuntumaid on, eks ju, Wim Hofi hingamine, mis põhimõtteliselt ka treenib su jälle seda närvisüsteemi stressiolukordadega hakkama saama. Et seda ma praegu küll, mul on paus, aga ma väga kaua aega tegin iga hommik. Ta on selline intensiivne hingamine, mis natuke võib pea ringi käima panna, aga see tähendab, et sa oled hingad õigesti. Kas seal on väljahingamine on pikem kui sissehingamine? See on selline hästi, kinni õhku hoidma? See on selline hästi niimoodi sisse, välja ja selline, siis sa teed, need on sellised, nagu mingi perioodi hingad, siis vahepeal nagu toibud aeglasest ja siis jälle uuesti. Et see on aga siis näiteks, kui jälle stress on, siis tasub just seda sama, nagu sa ütlesid, stressi puhul toimub see, et sissehingamine lühem ja hästi aeglane väljahingamine. Et see on muideks üks asi, mida ma soovitan ka külma duši käigus teha. 2 asja, naeratad sama, see on hästi tobe.
aga kui sa naeratad, siis keha ei saa olla stressis. Tõsi, jah. No sa ei ole võimalik, sa lollitad oma aju ära, on ju. Sa naeratad ja siis kogu aeg jälgid, et sa hingaksid, et sa ei hoiaks hinge kinni ja et see väljahingamine oleks aeglane ja pikk, sest siis sa oled ise hästi rahulik ja siis see aitab nagu mitte minna nagu pingesse seal külmas. No nüüd oleme küll palju targemaks saanud. Küsin lõpetuseks seda, mis sa edasi plaanid? Me alustasime sellega, et Eestisse on saabunud selline ilm, mis inspireerib kliimapagulasi otsima lennupileteid. Siis kas sa plaanid ka sellel talvel kusagile pikalt minna või plaanid sa neid asju, millest sa siin räägid, Eestis viljeleda? Ma plaanin kindlasti viljeleda neid Eestis pidevalt. Aga plaanin see aasta olla spontaanne, mis puudutab. Plaanin olla spontaanne, kõlab hästi. Just, et ei ole nagu midagi paika või tähendab kindlalt ei ole paika pandud. Juba paar aastat on see mõte, et võiks minna vaadata üle ühe piirkonna Vietnamis, kus me ei ole käinud, see on Hoi An ja Da Nang, aga kindlalt midagi ei ole, nii et seni naudin seda, et tegelikult positiivse külje pealt selline ilm on töö tegemiseks lihtsalt suurepärane, nagu siin on, et kui on vahepeal vaja palju tööd ära teha, siis on see ka päris hea. Ja plaanin sinna juurde siis jätkata oma katsetusi. Kuule, väga mõnus. Mõnusat umaamit, mõnusaid uusi katsetusi, raamatuid. Aitäh! Ja kõike head! Aitäh!